Järvele kala püüdma, hõikas Hauki vastuseks suurt halli habet kandvale Krishale, kes tänasel suvisel pärastlõunal oma paadiga järve poolt tulles Haukile vastu sõitis ning uuris, kuhu ta läheb. Vaata ette, hüüdis Krisha. Hakkab tuult tegema, osutades sõrmega järve poole. Ise samal ajal solli tagaosas osavalt püsti seistes viipas Hauki vastuseks käega ning pikka latti vastu madalat jõepõhja toetades tõukas ta oma väikest paati sujuvalt edasi. Soll meenutab rohkem kanuud kui paati. See on umbes sama suur kui kanuu, aga lameda põhjaga. Meisterdatud on see laudadest nagu päris paadid, kuid selle ääred on ainult ühe laua kõrgused ning on mõeldud rohkem madalas ja vaikses vees sõitmiseks. Kuid Haukisugusel poisil on solliga paras sõita. Solli tagumise paku peal istudes ja mõlaga kord ühelt poolt, kord teiselt poolt tõmmates, paneb ta väikse paadi vee peal liuglema, ise seda samal ajal osavalt õigel kursil hoides. Madalas vees saab solli edasi lükata peenemast kasest tehtud pika latiga vastu jõe põhja tõugates ning seda tehnikat Hauki just praegu kasutab. Mõnikord võib juhtuda, et latt jääb põhjamudasse kinni, aga soll liugleb suure hooga edasi. Siis tuleb latist lihtsalt lahti lasta, et edasi liuglevast sollist mitte vette kukkuda. Selleks ongi Haukil alati sollis nii latt kui mõla. Juhuks, kui latt põhjamutta kinni jääb või mõla käest libiseb. Muule varustusele lisaks on sollis veel pilk. See on oma tehtud puust kühvel, millega saab solli põhja kogunevat vihma ja jõevett hõlpsasti välja kühveldada. Täna on Haukil enda tehtud õng kaasas. Sellega ta praegu kala püüdma lähebki. Kalal ning ujumas käimiseks on soll tema asendamatu abimees ja kaaslane. Enamasti seikleb ta jõe peal, proovides kalaõnne nii ühest kui teisest kohast. Aga tuulevaikse ilmaga sõidab Hauki alati mööda jõges suurele järvele, sest sealne liivane ja madal kaldavesi on kõige mõnusam koht ujumiseks ning sealsed pilliroo vahelised sopid mõnusad kalapüügikohad. Kui kalamees Krisha oli temast juba mööda sõitnud ning ta selja taha jätnud, andis Hauki latiga lükates sollile hoogu, nii et selle taha väikesed lained ja vahujutid tekkisid. Järvele jõudes märkas ta, et kalamees Krishal oli õigus. Tuul oligi endast juba märku andmas ja väiksed lained üles puhunud. Aga see oli mõnus jahutav tuul, mis palaval suvepäeval Haukile ainult head meelt tegi ning ta otsustas, et sõidab hoopis natuke kaugemale, kus ta üksinda varem solliga käinud ei ole. Jõudes piisavalt sügavasse vette, nii et latt juba lükkamiseks lühikeseks jäi ja kus ümarad lained solliga kelmikalt mängisid, tuli Haukil äkitselt põnev mõte, et ta ei püüagi kala, vaid hakkab hoopis mõlaga lainetele vastu sõudma, sest see tundus talle praegu põneva ja lõbusa ettevõtmisena. Pealegi oli laine solli jaoks juba sedavõrd suur, et solli kohapeal hoidmine oleks niikuinii ainult seganud kalapüüdmist ning lisaks kõigele ei olnud solli varustuses ankrut. Haukile meeldis, kuidas lained solli nina üles tõstsid ja siis prantsatusega ning pritsides jälle vastu vett lasid kukkuda. See oli väga põnev mäng, sest Hauki oli paadi juhtimises juba piisavalt osav ning iga uue laine tulekul oskas ta solli juhtida nii, et see ninaga otse lainesse kündis. Iga uus laine, mis solli esiosa ülespoole tõstis ja jälle alla lasi, tekitas Haukis põnevust ja elevust. Ta tahtis, et iga järgmine laine oleks veelgi kõrgem,
et siis osavalt tegutseda ja endale tõestada, kui oskuslikult ta nendega toime tuleb. Järsku aga märkas Hauki, et lainetele on tekkinud juba valged mütsid, mis andsid märku sellest, et tuul on vahepeal veelgi tõusnud ja lained juba liiga vallatuks muutnud. Nüüd oli küll seiklus sealmaal, et soll tuleb kohe ninaga kalda poole tagasi pöörata. Aga see ei olnud lihtne, sest Haukil oli piisavalt kogemust, mõistmaks, et sellised lained võivad väga kergesti üle madala solli serva tulla või selle hoopis kummuli keerata. Praegu pidi ta solli nii hoidma, et see kindlalt ninaga vastu lainet püsiks. Aga lained kogusid endasse ähvardavat jõudu ning solli nina hakkas juba liiga hoogsalt üles-alla hüppama. Hauki teadis, et tuleb oodata paras hetk, kui kahe laine vahele tekib piisavalt ruumi ning siis soll hoogsalt ümber keerata. Head võimalust ümberkeeramiseks aga ei tahtnud tulla ja see oli Hauki jaoks juba päris hirmutav. Nüüd tuli rahulikum hetk, kuid Hauki ei suutnud otsustada, kas see on ümberkeeramiseks piisav ning ta jäi kõhklema. Ja ta ei jõudnudki ümber keerata, sest juba tuligi hooga peale järgmine ründav laine. Hauki mõistis, et kõhklemiseks ei ole enam aega. Järgmisel võimalusel peab ta solli ringi keerama. Nii, nüüd, ütles ta endale uut võimalust hinnates. Ei, liiga ohtlik. Kindlalt hoidis Hauki mõlema käega mõlast kinni ja osavate ning kiirete liigutustega juhtis ta solli nina vastu laineid, mis iga korraga pahuramaks muutusid. Mõne hetke pärast nägi ta, et ringi keeramiseks läheneb uus sobiv hetk. Teravast lainest alla prantsatades sai Hauki pritsivast veest märjaks. Aga see oli tema võimalus. Nüüd tuleb soll ümber keerata. Hauki pani mõla kiiresti tööle. Mõlema käega täiest jõust tegi ta sellist tööd, et soll ennast hoogsalt ringi hakkas keerama. Juba lähenes järgmine laine. Hauki andis veelgi kätele hoogu juurde. Viimasel hetkel jõudis ta keerata solli nii, et laine sinna sisse ei tunginud. Nüüd oli ta ninaga otse kalda poole ja lained hakkasid solli tagant lükkama. Ta pidi juhtima solli nii, et ta kogu aeg lainetega risti oleks ja neid mõlemaid kalda poole kannaks. Haukil oli lainetega tekkinud isegi väike koostöö. Olgugi, et ta istus solli tagumise paku peal, taga ajavate lainete meelevallas, nii et särk ja püksid läbi olid ligunenud, tõstis iga laine siiski solli oma turjale ja heitis siis liueldes edasi kalda poole. Üks laine oli aga nii pahur, et ei tõstnud solli edasi, vaid rullus mühinal üle tagumise ääre ja täitis solli põhja veega. Ühe hetkega oli sollis nii palju vett, et see palju raskemaks muutus, allapoole vajus ja halvasti juhitavaks muutus. Kuid Hauki ei kaotanud pead. Mõla endiselt kindlalt käes hoides, kükitades ning ühe käega solli servast kinni hoides, liikus ta kiiresti, aga ettevaatlikult solli keskele. Haaras seal ulpiva pilgu, otsis endale põlvili olles kindla asendi ning siis vaheldumisi mõlemalt solli küljelt mõlaga kurssi hoides, kühveldas ta igal võimalikul hetkel hoogsate visetega sollis loksuvat vett välja. Niimoodi seal vapralt tegutsedes hakkas ta pilliromüüri vahelt paistva jõe suudmeni jõudma, mis talle terve selle aja jooksul majakaks oli olnud. Hauki juhtis solli jõe madalasse laugjasse kaldasse ning istus siis ohates solli keskel olevale pingile. Ärevus ja pinge olid juba järele andnud. Ainult erinevad mõtted tiirutasid peas ja tema silmist kumas segadust.
kuid siiski oli teda vallanud mingi seletamatu rahulolu. Tal oli hea meel, et ta ei kaotanud pead ja et ta leidis endas meelekindlust tegutsemiseks. See oli tal esimene kord Solliga sellises olukorras olla ning seda kõike veel täiesti üksinda. Hauki märkas Solli põhjas õnge ja ussitopsikut. Topsik oli ümber läinud ja vesi oli ussid koos mullaga sealt välja uhtunud. Ilmselt oli ta nad kõik lainetes järve kühveldanud. Ta viskas Solli veest lõplikult tühjaks ja jäi siis järve vaatama. Ta ei tahtnud veel koju minna, sest soe päike rahustas teda ning ta tahtis lihtsalt natuke omaette olla. Mõne aja pärast lähenes järvelt üks mootorpaat. Seal oli 2 kalameest. Nende rahulolevatest nägudest võis Hauki aru saada, et see lainetus seal järvel on nende ja nende paadi jaoks ainult väike lõbus loksumine. Hauki teadis küll neid kalamehi. Ta ikka vahest näeb neid, kas kuskil küla vahel, kalapaatide sadama juures, poes või laupäeviti rahvamajas kinoõhtul. Kalamehed sõitsid lehvitades Haukist mööda ning Hauki lehvitas vastu. Kui meeste paadimootori hääl oli suvisesse suminasse kadunud, lükkas Hauki Solli kaldast eemale ja hakkas tasaste tõmmetega kodu poole sõudma. Ta tundis omamoodi väsimust ja rammestust. Ta tundis, et täna oli olnud päev, mis on temas midagi